Võro, oma ja hää. Nii. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tuleb tihti tavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tuleb tihti tavatseis. Kõist, mul on sind väga hea meel jälle üle tüki aja näha. Kas sa oled nüüd oma minuga koos kokates natukene targemaks saanud? Muidugi olen. Aga ma arvan, et Jussile oleks küll vaja mikrofoni vist. Mine võta Jaanika käest mikrofon ära, muidu mina räägin ja teised üldse ei kuule, mida sina vastad. Kuidas sul selle toidu tegemisega nüüd lood on? Täitsa paremaks on läinud, ma oskan ise ka teha. No nii, aga tead, mis ma täna valisin? Ma mõtlesin, et kuigi siin öeldi, et seenemikud on tegemisel, siis tegelikult päris nii ei ole. Tegelikult on pisimikud. Et nad ei ole ei päkapikud, ei seenemikud. No, ma ütleksin, et tegelikult siiski võib-olla rohkem näevad nad välja päkapikkude moodi. Ja tead, miks me täna neid valmistama hakkame? Miks me neid siis teeme? Sellepärast, et sellest pühapäevast hakkab selline aeg nagu jõulude ootamise aeg. Kas siis hakkavad päkapikud käima? Just sellest pühapäevast on täiesti päkapiku seaduste kohaselt. Võib sussid aknalauale panna ja kui te olete head lapsed olnud, siis alates pühapäevast võib sealt kommi leida. Mina olen küll hea laps olnud. No seda mina tean, et sina oled hea laps olnud. Aga kuule, hakkame siis tööle ja selleks, et neid mikukesi teha, on meil vaja natukene saia või leiba. Ja kas sina suudad neid lõigata niimoodi kuubikuteks? Ma proovin. No nii. Jah, proovi lõigata nad neljaks. Tuleb küll väga tubli, sa oskad juba väga hästi nuga käes hoida ja ei lõika üldse näppu. Ja ma usun, et lapsed saavad ka kodus sellise asjaga ilusasti hakkama, aga kindlasti tuleb siis vaadata, et nuga liiga kiiresti ei liiguks ja te oma näpukest ei vigasta. Igal juhul oleks tore, kui kas ema või isa siis natukene võib-olla kas kõrvalt vaatab ja abistab teid. Kuule, väga tubli. Nüüd, et neid mikke teha, siis kõige esmalt, kuna meil lund veel maas ei ole, eks ole, siis paneme sellise sambla siia võileiva peale, et kas nüüd veel seda saiatükki võib ka võiga määrida, aga see ei ole üldse kohustuslik. Nii, paneme kõige esmalt sellise rohelise samblatuti siia alla, siis võtame viineri, lõikame ta natukene lühemaks, paneme siia saia peale. Nii. Vot, aitäh sulle. Need väikesed tomatid on nii kavalad, et nad tahavad kohe ära joosta. Nii, ja nüüd teeme tomatile sellise väikese augu siia sisse. Natukene siit seda sisu välja. Paneme tomatimütsi siia viineri peale. Nii natukene pean lõikama siis lahti. No ei taha jääda paasust. Meil see. Nii. Ja nüüd me saame kaunistada veel seda väikest suupistet, näiteks hapukoorega. Kuule, aga
minul on siis üks selline väikene suupiste valmis. Mis sa arvad, kui kutsuks mõned lapsed ka koos meiega neid võileibu meisterdama?